Kallid sõbrad, paljud inimesed kogevad praegu teatavat stressi. Kuidas õigesti reageerida, kuidas end õigel ajal peatada, kuidas teha otsuse stressirohkes olukorras? Esimene nõuanne ja soovitus, esimene praktiline nõuanne. Ärge kunagi püüdke stressiseisundis 2, 3 või mõnikord isegi 5-6 sekundi jooksul mitte millestki mõelda. Peatage stressiseisundis oma meel, peatage oma emotsionaalne seisund. Kuidas mina seda teen? Ma kogunen sissepoole ja lihtsalt tardun seestpoolt. Püüan sel hetkel mõne sekundi jooksul mitte midagi mõelda, mitte midagi ette võtta, lihtsalt suunata tähelepanu stressilt endale, oma sisemisele seisundile. Nende sekundite, nende mõne sekundi jooksul alustab teie psüühika reguleerimis- ja taastumisprotsessi. Te taastute ja selles sisemise vaikuse seisundis, ainult selles seisundis, kui olete saavutanud selle sisemise rahu, on juba võimalik otsuseid vastu võtta. Stressiseisund on teie psüühika sisemine tasakaalutus. Kui olete stressis, ei suuda te vastu võtta õiget otsust. Seetõttu tuleb lihtsalt peatuda, seestpoolt tarduda, leida endasse vaikuse punkt ja koondada oma tähelepanu just nimelt sellele oma sisemise vaikuse punktile. See on väga tõhus meetod, väga tõsine reegel ja mehhanism, tänu millele suudate leida õige lahenduse. Stress, mis tahes stress, mis inimesega toimub, möödub mõne minuti, sekundi, tunni, päeva või kuu pärast ja pärast seda saabub see sisemine vaikuse seisund. Aga leidke see enne, kui stress möödub, leidke see vaikuse seisund stressi alghetkel, peatades end, peatades mõneks sekundiks oma mõtlemise ja emotsioonid, te rahunete ning infoväli hakkab teile andma ja organiseerima just seda infot, seda otsust, mida on vaja ja mis on parim just selles olukorras ja just sel hetkel. Ärge kunagi tehke tõsiseid otsuseid stressi ja sisemise tasakaalutuse seisundis. See viib inimese alati eksitusteni ja valede otsusteni, kus teie ego püüab emotsionaalses plahvatuses ette sööta mitte vajalikku lahendust, mis viib vaid raskusteni. Leidke endasse vaikuse punkt, rahu ja jumalikkuse punkt.